Nii, kuidas siis linaseemnekeedus valmib? Linaseemneid on olemas selline pruunika värviga ja see on selline kuldne linaseeme. Mul pruunikat ei olnud, mul on praegu ohtralt kuldset ja keedan sellest. Sellise, juba näete, et ta hakkab venima vaikselt. No, 5 minutit on ta hästi väiksel tulel olnud, et kui ma tuld veidi juurde keeran, siis võib-olla keedan teda isegi vähekene veel, et see vahu võib ära võtta. Natukene, kuigi ega sellest ka midagi ei ole. Ta ei säili pikaajaliselt, et purgikese sees, klaaspurgi sees 1 nädal aega sealt kätega võtta. Ta peab üsna selliseks paksukeseks ära minema ja teda on raske sõelast läbi lasta ja pärast on isegi natukene teda raske võtta, sest on selline lima. Aga ta tõepoolest on juustele väga hea asi. Et kui te proovite, siis midagi hullu sellest ei juhtu. Juustele annab läiget ja niisutab ja pehmendab. Kamm käib kergemini läbi. See sobib ka näiteks lastele ja kellel on näiteks allergia millegi asja peale, et kodus peaks olema kõik naturaalne, siis siin on teile olemas naturaalne vahend. Nii, kuidas siis linaseemnekeedus valmib? Linaseemneid on olemas selline pruunika värviga ja see on selline kuldne linaseeme. Mul pruunikat ei olnud, mul on praegu ohtralt kuldset ja keedan sellest. Sellise, juba näete, et ta hakkab venima vaikselt. No, 5 minutit on ta hästi väiksel tulel olnud, et kui ma tuld veidi juurde keeran, siis võib-olla keedan teda isegi vähekene veel, et see vahu võib ära võtta. Natukene, kuigi ega sellest ka midagi ei ole. Ta ei säili pikaajaliselt, et purgikese sees, klaaspurgi sees 1 nädal aega sealt kätega võtta. Ta peab üsna selliseks paksukeseks ära minema ja teda on raske sõelast läbi lasta ja pärast on isegi natukene teda raske võtta, sest on selline lima. Aga ta tõepoolest on juustele väga hea asi. Et kui te proovite,